Tere päevast, austatud Postimehe lugeja ja Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset osa saatesarjast Peetri Pilk, kus võtame vaheldumisi koos teiste oluliste ja tähtsate Peetritega vaatluse alla nii Eestis kui laias maailmas sündivad erinevad asjad, mis võiks köita ka meie lugeja ja vaataja pilku siin Maarjamaal. Omale tänaseks saatekülaliseks olen palunud härra Juku-Kalle Raidi, ühe koalitsiooni Riigikogu saadikutest ühe kõige kainema ja rahvusvahelisema mõtlemisega mehe. Tere tulemast. Ma tänan hommikuse komplimendi eest. Võtta heaks. Ja alustamegi oma tänast saadet kohe meie esimese uudisega, kus politseinike lõpliku õigeks mõistmise järel on nüüd juba mitu nädalat kogu Eesti meedia ja kogu ka rahvas ja avalikkus veidikene keeb nende kummaliste ja mitte kellelegi arusaadavate protsesside tõttu. Ja huvitaval kombel on siis ka Reformierakonna saadikud ja õiguskomisjoni esindajad leidnud, et õiguskomisjon peaks hakkama või võiks hakata prokuratuuri tegevust lahkama ning teise uudisena Rahvusringhäälingust, et saime ka teada, et mitmed Riigikogu liikmed on algatanud hoopiski täiesti eraldi uurimiskomisjoni moodustamine, mis asuks seda politseijuhtide ülikummalist uurimise ja kohtusaagat uurima. Et minu arust on see just nimelt eraldi uurimiskomisjoni loomine tundub nagu perspektiivikam, et mitte õiguskomisjoni, mis on nagunii kõik võimalike töödega kogu aeg ja oma graafikutega hõivatud, et eraldi uurimiskomisjon peaks olema selleks igati asjakohane, kas nüüd või siis aastal 2027 kõikide selliste kummalisuste uurimisega. Kindlasti parlament peaks sellise asjaga tegelema ja milleks meil siis parlament on, kui mitte uurida ja puurida, et paljude maade, eriti Ameerika parlament on ühtlasi ka uurimis- ja kohtuasutus isegi. Et kuidas sa ise Riigikogu liikmena, et on sul mingeid enda selliseid eelistusi või tähelepanekuid, et kas need komisjonide moodustamise või ka komisjonides uurida tahtmised, et on need sinu meelest põhjendatud või mitte? No minu meelest igal juhul on põhjendatud. Seal on üks aga muidugi klausel, kui me tuletame meelde Murphy seaduse, mis räägib küll komiteedest, aga mis on ka üks komisjoni vorm. Ja kus on siis kirjas, et hull lugu on siis, kui see komisjon või komitee või ükskõik on ühe aju ja 16 jalaga selline organism. See oht on ikka olemas. Aga tegelikult parlamendikomisjon, ma usun, et vähemalt selle teema puhul on see igal juhul oluline. Sest mulle tundub, et nad suudavad olla ehk suhteliselt objektiivsemad äkki või. Niisugust asjade ümber kipub jube palju müra olema. Et selgus oleks ju tore kotiga majja tuua ja kott võiks mitaauklik olla. Ei, absoluutselt. Ja siis tekibki küsimus, et päevast päeva on meil jutt, et seda räägivad kõik Riigikogu liikmed, et meist ei sõltu ju midagi, eks, ja meie ei saa... Kuidas keegi tunneb selle kuidas keegi... Aga minu valdav selline arusaam on olnud, ma kuulen ikka sellist kurtmist seinast seina, alates, ma ei tea, Reformierakonnast lõpetades EKRE-ga, eks, et selline nagu mahajäetuse tunne, et need vahel... See kõlab nagu sa kirjeldaksid mingit lastekodu. No midagi taolist, et nagu oled seal ja nagu sul oleks mingi mandaat, aga ei ole ka. Ja siin kas Paul Keres ja vist isegi on seda öelnud, et tegelikult et parlamendile anda sääraste asjade uurimises suuremat voli aitaks võib-olla isegi selle kodukorra seaduse muutmisest, et näiteks kui USA kongressil on ju õigus sisuliselt tegelikult teostada, olla nii uurimisasutus kui kohtu mõistja teatud situatsioonides, küsida vande all tunnistusi, et tegelikult miks ei võiks olla ka meie parlamendil see, et tuleb ametnik, olgu see siis prokurör või kaitsepolitseinik või sõjaväelane või ma ei tea, ükskõik mis ametist, kas või terviseametist, ja kui ikkagi rahva poolt valitud Riigikogu liige talle esitab ei või jah küsimuse või mingi asja kohta ja kui ta valetab, siis sellele järgnebki, et ta ei tohi lihtsalt valetada ja kui see on kaetud mingi riigisaladusega, siis lihtsalt see transkriptsioon ei lähe avalikuks. No jah, et ühesõnaga,
et ta ei hakkaks lihtsalt mingit soga ajama, eks ole, just, et nagu see ikkagi kipub olema. Aga noh, ma nüüd ei tea nendest vaestest lastekodulastest Toompeal, et kuidas kellegi sisetunne on, aga tegelikult käiakse parlamendis aru andmas küll üsna sageli. Ja eks jälle sõltub ametnikust, kes laveerib, kes mitte, aga fakt on see, et neilt on võimalik vastused kätte saada, aga just kas või selle jah või ei küsimusega, sest et noh, kõik on ju lihtne, nagu oli Astrid Lindgreni seal Karlssoni ja Majasoku vaheline dialoog, kas sa oled juba hommikuse konjaki joomise maha jätnud või ei ole, et vasta ei või jah. Sellist lubadust ei tohi kunagi anda. No, jaa, muidugi. See võib elus nii et ma ei tea, kellega sa parlamendis suhtled ja palju neid õnnetuid mahajäetuid on, aga tegelikult tahtamise juures saab seal üht koma teist toime panna ja täiesti vabalt. Aga et vist probleem on see, et see olgu siis tavakodanik või ka ametnik või mingi struktuuriorgani ametnik, tegelikult ta ei ole siiski kohustatud vastama, ta võib lihtsalt öelda, et ta võib täiesti kõrvale laveerida kõikide erinevate klauslitega. See on muidugi, aga noh, kui sa siin tõid enne USA näite, siis meil käib see asi seal üleval, eks ole ju, milleks meil on siis see Toompea ja üleüldse riigis ikkagi hoopis tükis teistmoodi kui USAs, nii et me ei saa võtta kellut ja paari telliskivi ja hakata seda meie parlamendisüsteemi ümber vormistama siin käbedalt löökehituse korras. Seda isegi ei mõelnud, ma lihtsalt mõtlesin, et selline võimalus peaks olema parlamendil, et just teha seda Riigikogu rolli, parlamentaarse demokraatia rolli suurendada, et Riigikogu liige tunneks ennast ülemusena, mitte nagu praegu, et iga pisikene selline, ütleme, asjapulk tunneb ju ennast nagu riigis kunnina ja siis on see kahjuks on niimoodi, et ei saada aru, et allutakse Riigikogule ja et see kõrgem võim on rahvas. Meil on ametnikkonnas on selliseid tüüpe küll, kes on nagu nii pea, kui nad saanud aru, et neil on kusagil mingi punane nupp või mingi hädapidur, mingi kang, mida saab tõmmata, siis nad hea meelega seda ka kisuvad, eks ole, kas või seina küljest lahti. Noh, see on psühholoogiliselt, see on niisuguse väikese inimese probleem. Kui ta mingi nupu avastab, siis ta seda tahab vajutada. Ja siis see klausel, et iga kord, kui kuskil on kriitika või mingi küsimuse esitamine, siis on ametnikkonnas saanud tavapäraseks, kaasa arvatud ka lähme sinna prokuratuuri või kaapo või ükskõik kuhu. Meid rünnatakse. Lääne demokraatias on see tavapärane igat asutust kogu aeg, mingid ajakirjanikud, arvamusliidrid pommitavad küsimustega etteidetega. See ongi lääne demokraatliku riigi nagu elu osa, et see kritiseerib. Jaa, et see on küll, et see niisugune paaniline ringkaitse, et seda on Eestis ka just viimastel aastatel hästi palju olnud tegelikult. See on nagu paaniline ringkaitse. Kui hakkad mingi asja sisusse süüma, siis nagu lõpuks leiad, et polegi midagi põdeda, et vasta ära või selgita ära, eks ole ju. Hästi palju on kinni selles, kui palju sul on selget informatsiooni ühe või teise asja kohta, ühe või teise ametkonna kohta või ministeeriumi kohta, mis võtab igasuguse pinge maha, nii et minu soovitus on küll, et ei maksa karta ei ajakirjanikku, ei maksa karta ka riigikogulast või ei maksa üldse kedagi karta, kes midagi küsib. Tore oleks vastata ja on teema laualt maas. Ütleme ajakirjaniku puhul, kes on sinu enda vastu olnud selgelt solvav ja pahatahtlik, võib-olla ei pea vastama alati, aga tavaliselt, kui ajakirjanik küsib, on imelik, kui inimene ei vasta lihtsalt. Ma olen sellega välja arvatud ja on Eestis ka sellised ajakirjanikud, kes ongi selgelt mingite voolude või inimeste suhtes pahatahtlikud. No eks sa näed ka, kellel mis stiil on ja et kas sa tahad siis pead sa õigeks sellega suhelda, sest et üks asi on ka see, et niisuguseid asju, mis teevad inimesed ettevaatlikuks. Võib-olla võiks natukene paksemat nahka olla poliitikutel natukene, et niisugust titelikku solvumist ikkagi ma näen. Et pigem kardetakse seda, et mingi asja keegi rebib mingi värgi kontekstist välja, seda tuleb ette muidugi. Aga sellesse tuleb kuidagi paratamatusega ikkagi suhtuda, sest ei ole olemas maailmas niisugust, ma ei tea, ajakirjandust, kus seda ette ei tuleks. Aga et siin võtamegi oma nüüd kolmanda uudise, kus siis Lavly Perling on kirjutanud arvamusartikli ja ongi üks huvitav asi, et kui riik
ikkagi võtab, olgu see, ma ei tea, Kajar Lember või need politseijuhid või pooleli olevadki. Kajar Lemberit painata jumala tükk aega mingi umbes võibaki suuruse probleemi eest. No see on niivõrd, see on kujuteldamatult absurd, ja neid on nii palju kuhjunud ja nüüd küsimus ongi, et riigil on ju võimalus lõputult kulutada ükskõik mille peale ressurssi ja siis veel, kui hakatakse seda kritiseerima või nagu Lavly Perling oma artiklis nimetab seda, esitan kohe tema lõputsitaadi, ta viskab seal kinda nii Isamaale, Reformierakonnale, ma isegi ei saa aru enam, kes hea on. Perlingul on palju kindaid ka. No tundub jah, aga ma loeks selle tsitaat. Tal on aega ka kõvasti. Tundub jah, et kui veel ei, aga tsitaat siis selle tema arvamusloo lõpust, et politseijuhtide kohtuasi on ebaõnnestumine prokuratuuri jaoks ja kahjuks pole see viimasel ajal ainus samalaadne möödapanek. Aga õigussüsteemi lammutamine, kasutades seda ebaõnnestumist viigilehena oma madalate ihade varjamiseks poliitilise tasandi poolt on ikkagi sigadus ja minu arust see oligi suunatud. See kõlab nagu lömastage Valge Soome madu. Ma räägingi, et nagu kui ta tunnistab, et midagi on valesti, siis tekib nagu küsimus, et miks neid komisjone või uurimusi teatud isikute poolt siis nagu niivõrd põlastatakse, sest riigil on jõud, eks, uurida, aga ka sellel tavalisel inimesel peab ja rahval peab olema jõud, olgu siis eriti just oma enda valitud parlamendi kaudu samamoodi uurida, eks, et teada saada, et mis siis toimub, et mind võttis nagu pahviks Perlingu. No tõesti, see ongi nagu see Valge Soome madu, kes oma kärsa... väga jõuline leksika, toppis oma kärsa meie õitsusse Nõukogude aeda. Et siis mul tekib küll küsimus, et siin mingid ringkonnad siiralt kardavad igasugu sellised uurimised, mine tea, mis välja tuleb või ei kujuta kohe ette. Perlingu tausta vaadates siis võib-olla tehti mingile tema sõbrakesele kunagisele aia. No võt ei oska. Kellelgi jäi varvas ukse vahele. Ei oska seda öelda, aga see on nagu nii isiklik kogu see Isamaa protsessi üle nagu selline tõesti paaniline selline. Aga mis siin ikka öelda? Aasta pärast on valimised. Selles on asi, see on Perlingu kampaania. Mul on mulje, et ta on jube nunnu, vaata. Ma näen ikka Facebookis selliseid postitusi, kuidas ta räägib, kui pika ja lumise jalutuskäigu ta tegi. Ja kuidas maailm on ilus. Maailm ongi ilus, et ma just vaatasin hommikulgi sellised lumeräitsakad ja purikad. Tasa. Just. Aga võtame nüüd selle teema tänaseks lõpetame ära ja võtame järgmise teema ja oma tänase 4. uudise, kus siis Hannes Astok, see on see E-riigi akadeemia juht, kui ma nüüd õigesti. Mina mäletan, ta oli kunagi Tartu abilinnapea, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli ka vist Reformierakond. Aga ma ei tea, kas ta üldse kuskil erakonnas on tänapäeval ja tema on siis välja tulnud sellega, et abi Kuubale on Euroopa Liidu moraalne kohustus ja geopoliitilise võitluse tulem. Ja üldse ma lugesin, mis nagu Astak kokku kirjutas, et ERR tõi esimesena selle uudise välja, et on 441 000 eurot läheb mingite programmide kaudu Kuuba kommunistide digilahendust putitamiseks ja ma ei kujuta ette, et eks nad siis saavad oma vanglates paremini aru pidada ja digitaalselt dissidente jälgida või monitoorida, et praegu neil tõenäoliselt on mingid kaustikud ja pastapliiatsid või harilikud pliiatsid. Ülekuulamine sujub liiga aeglaselt. Ülekuulamine, aga need Astoki põhjendused, need tundusid nagu, see tundus juba midagi liiga totrat, et ma ei oska isegi midagi öelda, et 5. uudisena täna, et Postimehe juhtkiri meie mehed Havannas tegelikult võttis väga hästi selle nagu kokku, ta ütleski, nagu see E-riigi akadeemia, et kes on need moodustajad, oli vist mingi avatud ühiskonna instituut, me juba teame, kui sellised asjad seal taga on, kuhu, et see juba kaldubki tõenäoliselt väga-väga kuhugi vasakule, aga et kas need kommunistlikku diktatuuri peab toetama, nagu see Postimehe juhtkiri väga kenasti selle kokku võttis, et terroristlike riikide nimekirjaga antud riiki, mis on põhimõtteliselt hoiab oma teisiti mõtlejaid koonduslaagris, seal küll ei pooda need avalikult inimesi või homosid nagu näiteks Iraanis, aga
aga no see on ikkagi, see on vaeste aga peksa teevad ikka. Ei no tapavad ka ikkagi, et midagi. Sa lähed seal lihtsalt kuhugi, ma ei tea, maetakse kuhugi maha palmi alla. Astocki värgi peale see, kui hämmastas ka mind, see on nüüd üks niisuguseid kohti, kus mida tegelikult on olemas riburada pidi, kus Euroopa Liit institutsioonina on mingi niisugune aeglane mõttetu käkerdis. Mitte, et mina ei oleks Euroliidu pooldaja. Ma arvan, et Eesti peaks olema, aga niisuguseid näiteid võib ju tuua palju, aga see antud projekt, eks loodi 2016. aastal. Muidugi ma ei saa isegi tagasi vaadates sellest aru, et miks ta siis loodi, et kuidas on Euroopas aeg-ajalt kergitab pead siukene iseralik haiglane kihk hakata kommuniste toetama. See on üsna tüüpiline. Et ma ei tea, aitame vaeseid kommuniste, aitame nad kuidagi ree peale, et aitame neile rohkem kurja teha. See on iseenesest täiesti idiootne. Nüüd, kui me räägime Astocki juhitavast asutusest, siis seal põhikirjas on ju selgelt niimoodi üles tähendatud lausa suisa eesti keeles ja sõna-sõnalt, et see asutus peab teenima avalikke huve. Aga mis hetkest saati on Kuuba kommarite toetamine eestlaste avalik huvi võtta? Löö või maha isakene, mina ei ole seda läbi nerinud, et mitte kuidagi kohe. Ma kirjusin ise ka sellest Postimehest, sest et ma mõtlesin tõesti, et mul kukuvad kõrvad pea küljest. Sa tsiteerisid mind, et või? Tsiteerisin küll, ja. Tsiteerisin sind, jah. Ja see on üks äärmiselt idiootne asi. Ma pean muidugi ütleme, meie väliseministri õigustuseks mainima, ma ei tea, kas on ajakirjandusest läbi käinud, aga viimaste aastate jooksul on Eesti õige mitu korda siukseid idiootseid projekte, mis on kunagi miski pärast neid on putitama hakatud, on nad üritanud kahtlusella seada, et Tsahknal peaks järgmine nädal olema siis Euroopa Liidu välisministriga kohtumine. Et ta üritab selle pidurit tõmmata. Aga see väide, et vabandage väga, et me kunagi 2016. aastal leppisime selle kokku, so what, maailm muutub iga päev ja sellest ajast saati on ikkagi väga palju muutunud. Ja hakata rääkima, ma ei tea, Kuubas ongi sama hästi võiks Iraani mullasid toetada või lapsporno võrgustik või need pedofiilide võrgustik, et nad saaks ka digilahendusi. Hiina julgeolekut võiks toetada, et neil oleks mõnusam tiibetlasi uiguure kiusata ja nii edasi. Aga see on kõik ikkagi üldinimliku tehnoloogiliste lahenduste vormis, et inimestel oleks lihtsam, et nad jõuaksid kiiremini 21. sajandisse. See on ju idiootne mõtlemine. Ei, aga lihtsalt ongi, et meie veel mäletame laulvat revolutsiooni. Hästi. Et siis ma olin küll õige pisut ikka noorem, aga kõik on meeles ikkagi lapsena ja sina juba olid, sina kindlasti. Ja mina olin mingi 14 juba. Mina olin siis põhikoolis, või algkoolis isegi 12, kui aasta 91 putš tuli, aga ma mäletan, elasin lauluväljakule hästi lähedal ja olin kõikidel neil üritustel üldse, mis toimusid nii palju, ma ei mäleta, et ükski peaaegu vahel oleks jäänud ja mina teadsin küll, et Kuubal juba keegi kodus, ma isegi ei kujuta, äkki vanaema või vanaisa või keegi või onu või tädi, keegi nagu rääkis, et on ühesõnaga Kuubal on kurjad kommunistid. Üldse on väga idiootne, isegi mõtteliselt on napakas on mõelda, et me hakkame toetama kommuniste, kes A, kiusavad oma kodanikke, B, teevad kõik, et ütleme see samasugune diktatuurne ebaõiglus valitseks võimalikult rohkemates riikides. Ja C, et elu näitab, et nad suudavad kõige kiiremini oma enda riigi pekki keerata. Et kui siin on olnud periood, mil Kuuba, eks siis on maailma suhkurdoos, on sunnitud olema suhkurt sisse ostma, mis näitab, et milleks need lugupeetud kommunised võimelised. Maailma suhkurdoosis laiutab kärbsesid. Saharas hakata plaanimajandust läbi viima. Siis on liiv otsas. Hakkame neile Eestist liiva viimas. Aga see ongi just, et lihtsalt me oleme 35 aastat, nüüd siis on laulev revolutsioon või
jah, midagi 35 aastat juba läbi. Kas me oleks võinud uneski ette näha, et kunagi see uus riik, mida me kõik nuttes ja Tõnis Mägi Koitu kuulates taga igatsesime meie küll lastena peaaegu, aga et see kunagi päriselt hakkab seda Kuuba. No sellele asjale tuleb igal juhul vesi peale tõmmata ühele või teisele moel, et noh, et Astok, kes soovitas muuseas kriitikutel, minu meelest oli see tema, andku tema koos Allahiga mulle andeks, kui see ei olnud tema või keegi tema asutusest igal juhul kindlasti, kes soovitas selle, noh, et kui inimesed hakkasid virisema, et nagu ei tahaks terroriste ja kommuniste toetada, siis soovitas ta alkovabad kokati juua selle peale, nii et ma siukene märk. See on nagu väga no. Ja no ma ei tea, et see on jah väga kentsakas ja just noh, et niivõrd kummaline, et mingi Hispaania meetod projekte nüüd ei saa siis seda käru seisma panna. Ei, no Hispaanias on kommunistid võimul peaaegu kogu aeg. Neile meeldib, Neile on paljudele eurostruktuuridele ja ametkondadele, ÜRO ametkondadele meeldivad ka kõik, mis on sellise võimalikult punased ja Maduro oli ka ju kõva nunnu laps näileks. Meil siin nooremad haritlaseks pürgivad inimesed ka Eestis, eks ole ju, harrastavad kommunismi ja armastada, saamatu absoluutselt aru või siukeste moslemi, ütleme terrorismile kalduvaid liikumisi. Tuleb just meelde, et üks uudis oli, kuidas 2 sellist radikaalsemat moslemit siit just välja saadeti Eestist, eks ole. Oli just eile uudis. Ja kes olid muuseas, ma lugesin, kes olid siin õpireisil. Ma arvan, et üks oli Tallinna Ülikoolis ja teine oli EKAs ilmselt, sest et nemad seal Palestiina asjus väga kõvasti möllasid, et kuidas palestiinlasi kiusatakse, ääretult, meeletult unustati ära, eks ole ju, kuidas Palestiina Iisraeli ründas ja nii edasi. Ikkagi ütleme, kui ei ole juttu juudist, siis ei ole uudist, eks nagu me teame. Nii et siis oli hea naaksuda. Huvitaval kombel, et kui praegu käivad Iraanis meeleavaldused, on ka täielik vaikus. Absoluutselt, et kus on meie ülikoolides resideeruvad rahvusvahelised kommunistid, kes ei kaitse millegi pärast sugugi praegu Iraani mullade režiimi, ma ei saa aru, sest igasuguse loogika järgi peaks olema kindlasti samm, et kui nad Pakistani tüüpe kaitsevad, eks ole ju, siis nad peaksid kaitsema ka Iraani mullasid, keda kiusavad kurjad kristlased, eriti muidugi juudid. Ei, tähendab, ongi Iraani valitsus täna hommikul vaatasin just välisministri intervjuud Fox Newsile Iraani selle võimude, et juba on uus teooria Iraani selle kohta, et tegu on juudi vandenõuga ja juudid maskeerusid Iraanis sees, siis Mossadi juudid, Mossadil on tegelikult tohutu võrgustik Iraanis. See on tõsi, kui sa oleks Iisraeli juut, sa tahaks ka, et sul oleks Mossadi võrgustik Iraanis, aga et siis Iraani väide välisministri kaudu oli see, et juudid maskeerusid Iraani valitsusvägedeks ja siis hukkasid automaatidest süütuid inimesi ja siis väidavad, tahavad lavastada, et tegu on siis valitsusvägedega, tegelikult need on kurjad juudid ja omakorda kurjad juudid tahavad ka president Trumpi sõtta kiskuda, kes muidu on nagu rahumeelne inimene, tahaks läbi rääkida, aga et see on siis juudi vandenõu, et nad lavastasid kõik selle, kuidas iraanlased on midagi kurja teinud, Iraani võimud on siis midagi kurja teinud ja nüüd tänu sellele nad siis petavad ära ka president Trumpi, kes siis jääb seda juudi vandenõud uskuma ja et siis ta läheb neile juutidele appi, et tegelikult Iraanis, sa kujutad, see meenutabki mingit 30ndate sellist Stalini aegseid. Jaa, ma just tahtsin öelda, et Stalini ajal, nagu me teame, et võimalikult palju rohkem inimesi maha lüüa tuli leida üles võimalikult palju trotskiste ja Zinovjevlasi, kes tuli kõik seina äärde panna ja neile mammu pähe lasta ilma mingi paganama jamata. Või et seltsimees Stalin oli ju ka see teooria, et väga palju halba teevadki rahvavaenlased. See on nagu väga meenutab seda, et kui ta rääkis maailmakuulsale kirjanike Lion Feuchtwangerile 35. aastal seda lugu, et kui Feuchtwanger imestas, et miks varauusaegse kunstinäitusel on üleval Stalini pildid, Stalini portreed nagu, ehkki peaks Rembrandti näitama hoopis, minu meelest oli see Rembrandti näitus, siis Stalin ütles,
ja et see on sellepärast, et seda võivad organiseerida rahvavaenlased, kes tahavad diskrediteerida Nõukogude Liitu, et minule ka ei meeldi, et minu pildid on igal pool üleval. No umbes on siukene joga. Nii et see Iraanis toimub muidugi, andmed on ülivastuolulised. Et 2011, kui ma olin eelmine kord Riigikogus, siis me tegime ka Riigikokku vaba Iraani toetusrühma, mis ka praegu jätkab. No sa oled ise ka Pariisis käinud Iraani vastupanu liikumise peakorteris Mariam Rajaviga, kes on siis selle juht. Seal vist oli kogu praegune USA valitsus, no mitte kõik, aga suur osa nendest ma oli tuletan seal meelde, meiega koos. Et õnneks on mingi nihe toimunud, no tõepoolest juba alles 15 aastat on muidugi möödas ka, sest et 2011, kui mina sinna Pariisi läksin, sinna Iraani eksiilvalitsuse kohtumisele, siis olid igased ekspoliitikud. Et mitte ükski käibel olev poliitik ei julgenud sinna oma nina eriti toppida, ma olin ainus, kes oli käibel olev parasjagu. Aga nüüd on see pilt on oluliselt muutunud ja et demokraatiates kiputakse küll jõle aeglaselt aru saama, et kust kohast see oht tuleb. Aga tõepoolest, et eelmine aasta vist, kui me seal olime, et siis oli suur osa USA valitsusest ja ka palju kongressmenne oli kohal, mis tähendab seda, et inimesed tajuvad seda kurja jõu õlga küll tegelikult. Seal oli üldse üle kogu maailma väga palju endisi riigipea. Meie Kersti Kaljulaid oli ka. Oli. Meil oli Riigikokku ka selles mõttes, meil õnnestus ikkagi püsitada Eesti parlamendiga omalaadne rekord, et 68 Riigikogu liiget 101 siis kirjutasid ka vastavale dokumendile alla, mis siis mõistab hukka selle sama Iraani mullade tegevuse. Aga me räägime siin tuhandetest hukkamistest, ma ei tea, punaste kraanade otsa poomidest. See ei ole naljakas. Ja see toimub ka väljaspool neid meeleavaldusi. Seal igas linnas, igas külas leitakse inimesel on mingi see Starlink või mingid valematerjali. Praegu aetakse, kuna Iraan keeras nagu interneti kinni, siis Starlinkiga saab mingil maailmaga kontakti, nüüd nad ajavad taga neid tüüpe, kes siis seda Starlinki kasutavad. Ja ega see ei ole niisama tagaajamine, et võtame ära ja võib-olla anname ka, ütleme... Teadaolevalt lastakse maha koos perega. Lastakse maha. Ja nüüd ongi, et ma veel täna hommikul helistasin sinna Pariisi Iraani vastupanu liikumisse, et millised need viimased uudised on, ega inf liigub ka nende jaoks väga aeglaselt. Ei olegi teada. Üsna võimatu on öelda, palju seal inimesi nüüd selle viimase paari nädala jooksul mässuda lukatud on. Need arvud kõiguvad tõesti 1000-12 000-ni, nii et seda ei ole võimalik. Ülikeeruline on seda. Ei ole võimalik lugedagi, et siin nii palju, kui ma olen aru saanud siin välisajakirjanike ja keda see teema nagu huvitab, et ongi ainult mingid X-i kontod, kellest võib oletada, et nad saavad Starlinki kaudu postitada ja infot anda, aga küsimus on ka, et kuidas sa neid verifitseerid, eks? See arvesta sellega, et ka opositsioonid panevad kõik nii šahhi kui see Pariisi opositsioon, nad kindlasti selleks, et omakorda saada siis USA presidendi tähelepanu, kes saaks anda sõjalisi lööke või aidata et siis loomulikult ka opositsioon võib näidata mingeid asju endale sobivas sellises spektris ja seda infot, seda päris infot tõenäoliselt saabki Iisraeli Mossadilt, kellel on seal kõige juba šahhi ajast peale on Iisrael ja Pärsia on alati olnud aastast 535 enne Kristust juba tohutud liitlased, eks? No, siin on veel üks asi ka, et kui nüüd inimene, kes väga palju seda välispoliitikat ei jälgi, siis võib-olla on ka raske pihta saada, et mil moel maailm ühe või teise siukse terroristliku režiimi suhtes ärkab. Et see on alati üks uudselt vaevaline protsess ja see algab mingitest miljonitest toetuskirjadest, protestikirjadest. Täpselt samamoodi. Tuleb Eesti parlament 68 inimest kirjutavad alla, et kuulge lõpetage see jama ära. Siis tuleb, muidugi, aga siis kui neid parlamenti koguneb 10, siis hakkab tasakesi seda jõujoont muutma. Nii et tegelikult see, mis võib tunduda siukse asjatu pläkutamisena, mõistame hukka või toetame, see tihti peale paraku teeb lahti mingi õhuakna, mis lõpuks võib lahti murda ukse ja
pika peale nii juhtub ka, sest et noh, et Iraan antud hetkel see mullade režiim on igal juhul kindlasti suurimas kriisis, millega nad on kogu eksistents 1979. aastast silmitsi seisnud. Ainus oli Bush, kui ta 2003 Iraaki ründas, Bushi valitsus oli üldse, see oli, neid ei saa isegi moraalituteks nimed, nad olid lihtsalt nagu segi peast, et nad ei teadnud üldse, keda rünnata, eks. Neil puudus jah, kuidagi link. See on umbes nagu Kuku klubis oleme, ma ei tea, 20 õlut ära joonud ja siis mõtleks, et ründaks midagi. Aga need inimesed tegid kainelt kõike seda. Et mitte nagu suunata oma asju sinna, kus oli tol hetkel see, mida oleks pidanud tegema, olekski pidanud neid opositsioone toetama tasapisi eri sammudega ja siis ju plaan oli, et kui Iraak on ära võetud, siis võetakse ka Iraan, aga see ongi, et see oli ülisõge värk, aga siin on maaväed ei ole lahendus, seal peab ikkagi see rahvas seest peab saama ja siin Eesti saabki siin seda teha, et meie saame neid nii rahaliselt kui ma ei tea, relvadega või digilahendustega näiteks. Opositsiooni ei toetada, mitte Kuubat, vaid anname vahet ei ole, siis ütleme sekulaarne täiesti uue aja opositsioon Pariisis või ka Šah, kes on samuti, kellel on oma toetajaskond. Mulle alati meeldiks, et kõik opositsioon, nagu meil laulva revolutsiooni alguses tehakse kõik koos, hiljem mingu tülli, eks. Demokraatias on eriarvamused ja ka tüli ja mingi sajatamine on täiesti okei. Et igaüks kaitseb mingit oma vaatenurka, eeldatav asja tahavad kõik paremat, eks. Aga Iraanis võib küll nüüd öelda, et nende mässulised kindlasti ühe mütsi all ei ole, aga asi on ka üsna palju on selles, et kui me nüüd, sa tõutasin mitmendat korda seda laulu ja revolutsiooni näidet, pagan, Eesti on nii pisikene. See on nii pisikene, et mingi inf ja mingid teadmised ja kus mida toimub, on see Hirve park või mis iganes, kõik olid kohe kõikidele teada. Vaatame nüüd tagasihoidlikult kaardi peale ja mõtleme selle Iraani peale, kus kohas nad kõik laiali ei on rahvaid nii palju juba ja absoluutselt erinevad rahvad, et me, kes ka ei ole ühe mütsi all, me võime rääkida kurdidest, kellest iganes. Et see kõik on neil on see kindlasti väga palju raskem ja seetõttu nende olukorda kindlasti teeb keerulisemaks see, et neil ei ole ühte sellist, ütleme, konkreetset katust. Konkreetset katust, et lõpetage ära, et terroristlikud paganama moslemid, terroristlikud mullad, et me oleme eelkõige nende vastu ja jah, et pärast siis, kui suudame mingi demokraatliku riigi valmis meisterdada, siis hakkame vaidlema, et kuidas edasi minna. Ei, see tulebki loota, et see opositsioon ei lähe tülli, vaid tegeleb põhiprobleemiga ja kõik annavad koos tuld, mitte ei hakka oma vahel mingeid jälle, mis ju tõigi mullad võimule, et seal vasakpoolsed kõik tahtsid mingid oma asja ajada, eks, ja mitte keegi ei pannud tähele, et terroristid võtavad samal ajal võimu üle, aga et meie saateaeg hakkab kahjuks lõppema. Meil on veel ka, et järgmine nädal Riigikogus on arutlusel just nimelt Iraani opositsiooni ja mässulisi, siis ütleme mullade mõttes mässulisi. Tegelikult ei midagi muud kui õiglust nõudvaid Iraani kodanikke toetava avaldus. Igatahes tuleb selliseid teha, sest kahjuks ongi Euroopa Liit ja Euroopa riigid jäidki, kui toimus nõnda nimetatud Obama ja ka hiljem Bideni ajastu selline järeleandmine nii Kuubale kui Venezuelale, kui siis hakatigi nunnutama neid kõiki diktatuure, millest kindlasti siis see Euroopa Liit sai ka tuge hakata kommunistidega semmima oma programmide kaudu, aga et saate lõpetuseks... täna me sööme seda võileiba, mille vahel on burgerit, mille vahel ei ole mitte tükk pihvi, vaid sõnnik. See on jube, aga et lõpetuseks tahtsingi sult lihtsalt arvamust, et mina näen Tartus sellist, ütleme, infantiil vasakpoolseid, kes kogu aeg lärmavad, vahel mõni hüsteeritseb. Miks ainult Tartus? Tallinnas on ka, aga ma olen viimased ajad nagu Tartus olnud, sa oled rohkem Tallinnas. Ja siis nad mingi ajavad siukest, nagu ma ei tea, kelbast suust välja. Ja kogu aeg on, kui ma ei tea, mingid, ütleme, kedagi on USA-s on, ma ei tea, politseinik on
kuidagi ütelnud kuskil või kedagi surutakse alla, et ta ei saa. No, kui keegi sõidab politseinikule autoga otsa ja siis imestatakse, et miks teda tulistatakse. No see on nagu meid lastaks kohe maha, kui me läheks, ma ei tea, mingi sõidaks autoga politseinikule otsa, kes on samal ajal arreteerimas, aga kõik sellised asjad võetakse nagu ette. Madurat ei tohi rünnata, Iraani ei tohi rünnata, absoluutselt sellises hüsteerilises võtmes. Ja nüüd ongi, et kas Tallinnas on samuti, et kuskilt ei kuule, et see sama seltskond võitleks inimõiguste eest, mõtleks Iraani inimese peale, keda puuakse, tapetakse perekondade Pole kuulnud. Pole kuulnud. Null, Tartu sellest vasak. Ma ei taha, vasakpoolseid on väga toredaid, ma ei taha ühtegi vasakpoolsed inimest solvata, ma räägin sellised vasakhüsteerikuid, infantiile. Ma ei tea ühte ka. Nendest, kes oleks kes lihtsalt kas või kaasa tunneks neile mõrvatud ja piinatud inimestele. Mulle küll ikkagi tundub, ma juba enne ka mainisin, et kui need tüübid, kes siin seda Palestiina asja nii väga ajasid lippudega lehvitasid ja mingi ojast tiigini karjusid igal pool, eks ole ju. Et igasuguse loogika järgi, kui nad toetavad palestiinlasi, siis nad praegu peaksid toetama hoopis tükis mitte Iraani mässulisi, vaid hoopis neid vaeseid mullasid. Just, sest mullad toetavad palestiinlasi. Keda vastikud mässulised kiusavad. Ei lase mulladel rahulikult toimetada ja oma teokraatlikku ja terroristlikku riiki pidada. Ja sellepärast nad vait ongi, et nad ei julge oma palet avalikustada, et nad tegelikult toetavadki seda kurjust mõnes mõttes. Aga aitäh, Juku-Kalle Raid, saatesse tulemast ja muidugi tänud sulle, et sa oled väga pikka aega süstemaatiliselt väga paljude rahvaste vabaduse eest seisnud, kaasa arvatud Iraani, et olidki esimene Euroopa Liidu parlamendi saadik, kes hakkas Iraani opositsiooni toetama, et see on tegelikult suur saavutus Eestile ja Eesti rahvusvahelistele sidemetele ja ka Iraani opositsiooni kaudu, ma usun, sa oled isegi USA valitsuse ja senaatoritega palju kontakti isiklikke saanud, et see on meie riigile suur asi, mis sa oled teinud, et tänud selle eest, mis sa oled õigeid asju ajanud ja tänud ka saatesse tulemast. Aga aitäh, Peeter, pilgu eest. Võta heaks ja varsti jälle. Aitäh aga kõikidele vaatajatele ja lugejatele ja kuulajatele meie saadet jälgimast. Järgmisel nädalal oleme eetris juba uute huvitavate teemadega ja uue külalisega. Kohtumiseni!